Tallinna Sadam paigaldab 5 Vanasadama kaile Eestis esimese omataolise projekti raames ABB uusimad kaldaelektriseadmed. Sellega saavad sadamas seisvad laevad maapealset elektrit kasutades vähendada laevamootorite heitgaase ja mürareostust. Tallinna Sadam tutvustas esimest Eestisse rajatavat kaldaelektrisüsteemi teeterminali 3. kail meediale, klientidele ja koostööpartneritele. Üritusel paigutasid kõik osapooled ühiselt mälestustahvli, mis jääb meenutama ajaloolist hetke Tallinna Sadama eduloos. Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm märkis, et sadama jaoks on tegemist rohelise sadama projektiga, millest võidavad kõik Tallinna ja paljud Eesti elanikud. Tallinna Sadama jaoks on see keskkonnasõbralikkuse päev, sest antud projekt ehk kaldaelektri projekt on ikkagi eelkõige on keskkonna ja rohelise sadama projekt. Ehk ta vähendab siis CO saastet ja müra. Ja mitte ainult siis sadama territooriumil, vaid ka Tallinna linnas, sest me asume väga linna keskel. Tegemist on ikkagi keskkonnaprojektiga. No tuleviku perspektiivid on, et ma usun, et kui me 5 kaid valmis saame, siis meil on siin rohkem kaisi, et me ikkagi selle projektiga liigume edasi ka teistele kaidele. Ja see saab mõnede aastate pärast uueks normaalsuseks, ma arvan, ja laevafirmad on ka selleks valmis. Esimene kaldaelektri võimekusega kai valmib tänavuse aasta lõpus ning see hakkab teenindama Tallinki, Tallinn-Stockholmi liinilaevasid. Järgmise aasta esimesel poolel tekib kaldaelektri kasutamise võimalus ka Eesti-Soome liinilaevadel. Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene kinnitas, et nende laevad on kaldaelektri kasutamiseks juba või peagi valmis. Meil osad laevad, näiteks Silja Serenade, Silja Symphony Stockholmi sadamas on juba kaldaelektriga ühendatud ja lähinädalatel Baltic Queen ja Victoria samuti ühendatakse. Hetkel käivad viimased sageduste ühildumistööd, nii et Tallink on valmis, on seda oodanud ja meil on hea meel, et meil on võimalik aidata või panustada keskkonda läbi selle, et me tegelikult sadamas seistes, kui võtame Tallinn-Stockholmi laevad, mis saabuvad Tallinnasse kella 10 paiku hommikul ja lahkuvad õhtul kella 6 paiku taas Stockholmi, kui nad päevasel ajal on vajanud senimaani elektrienergia tootmiseks hoida töös generaatoreid, mis siis toodavad seda laeva kütusest, siis edaspidi me saame seda elektrit kaldalt, mis on ühelt poolt keskkonnasäästlikum ja hea õnne korral, kui erinevad maailmaturu kütusehinnad ja elektrihinnad on sobivas korrelatsioonis, on see meile ka majanduslikult soodsam. Aga põhiaspekt on loomulikult keskkond ja üks laev säästab keskkonda circa 120 tonni CO2 kuus, nii et see keskkonnasääst on aasta peale võttes kogu laevastikule väga märkimisväärne. Paigaldatav tehniline lahendus on kõige kaasaegsem kaldalt laevale lahendus, mille tarnib ABB. Ohutuse tagamiseks on kasutusel dubleeritud kontrollmehhanismid, mis tagavad kõrgepinge väljalülitumise igas ohuolukorras. Laeva ühendamiseks kaldavõrku maapealset personali ei vajata. ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen hindas, et koostöökogemus kõikide partneritega on olnud suurepärane. Ta avaldas lootust, et tulevik toob uusi sarnaseid võimalusi. ABB on pakkunud selle projektile elektrilahendused ja terve elektrisüsteemi ja sille laevale ja Tallinna Sadamalla. ABB on väga hea meel ja me olemme uhkeed, meil on võimalus olla sellises projektis kaasatud ja meie kogemukset on head, väga head ja usume ja loodame, et tulevikus tuleb ka rohkem sellisi võimalusi. Tallinna Sadam korraldas 5 Vanasadama kaile kaldaelektri väljaehitamiseks rahvusvahelise riigihanke. Selle võitjaks osutus aktsiaselts Elero. Alajaama seadmed ja automaatika tarnib ABB, elektriühenduseks vajamineva kaugjuhitava kraana ehk dispenseri ehitab ettevõtte Scale-up. Elero juhatuse liige Markel Puusepp ütles, et lihtsamad tööd on nüüd teostatud, kuid keerulisemad seisavad alles ees. Tänaseks on selline lihtsam osa tehtud. On maa-alused rajatised tehtud, on need hooned välja ehitatud ja ega nende seadmete paigaldus ka nüüd väga keeruline ei olema. Keeruline saab olema see infotehnoloogiline käepigistus, mis hakkab olema laeva ja ABB seadmete vahel läbi siis selle dispenser-kraana. Et iseenesest on ta väga põnev projekt, aga mis nagu selle eriti huvitavaks teeb, siis ma tean, et Euroopas väga neid pikalt polegi paigaldatud. Ma tean, et Rootsis on aasta tagasi paigaldatud need kalda elektriühendused ja me oleme siin suht sellised Euroopa ja kogu maailma mastaabis sellised pioneerid. Kaldaelektri rajamist Vanasadamasse toetab Euroopa Liit
ning see viiakse ellu koostöös laevafirmade, Helsingi sadama ja Helsingi linnaga. Projekti kogumaksumus on 61 miljonit eurot, millest Vanasadama kaldaelektri eelarve 3,5 miljonit. Tallinna, Helsingi, Stockholmi ja Turu sadam sõlmisid 2016. aastal kokkuleppe, mille kohaselt arendavad Läänemere tihedama reisiliikluse ning linnasüdamete vahetus läheduses paiknevad sadamad kaldaelektri lahendusi ühtsest standardist lähtudes.